tervitus, ilusat suve jätku. Usume, et teil ka ikka puhkepäevi, puhkusepäevi, nagu meil on. Täna meil näiteks on veel üks puhkusepäev ja autogi on päris täis pakitud, aga nüüd on kõik tagurpidi jutt, et tegelikult täis pakkisime selleks, et Ida-Virumaale minna. Paar päeva tagasi seenel käia ja vaadata, aga inglid seadsid niimoodi, et auto andis juba Tartu linnas märku, et kuule, ärme täna kaugemale sõida, et laseme korra asjatundjal üle vaadata. Mõned poldid ja asjad oli vaja kinni keerata ja siis lõpuks telkisime aias vanemate juures ja seal ma ei filminud, aga väga mõnus oli. Oli küll, väga tore oli. Basseinis ja nii, et telgitud sai, võib-olla mõne fotoklipikese siia vahele, et olime ikkagi telgis ja mõnus, nautisime, et alati kui plaan A ei tööta, peab olema plaan B ka. Ja tänase video nüüd asjaolu ei olegi mitte nüüd muljetada, mis toimus, vaid me oleme üle pika aja Vooremäe terviseraja parklas. Vaatame, kuidas vankriga siin mütata on. Kaloreid on vaja kulutada, endal ka vormi vaja hoida. Šašlõkki on hea süüa ja kõike seda on ju, aga peab käima ka vankriga. Ja nii me lähemegi. Tema veab. Tema meil juba siin ka stardivalmis. Vaatab siin midagi huvitavat. Hoiab kinni, tal on see nagu bussisõitjatel, millest kinni hoida. Ja hakkamegi siis rallima. Vaatame tõusud, laskumised. Äkki näeme mõnda seent paremal vasakul. Ei hakka jälle seenele. Ei keskendu nendele. Keskendume olulisele terviserada, tervis, aktiivsus. Ja vaatame, kaua siin vankerdame. Siin oleme siin alati igasugu geopeitu-saardeid ka ära loginud, nii et ega neid meil siin väga enam ei ole. Mõned on, aga need on jah, ekspertidele, mitte. Tavaline, mis on ka kuskil. Jah, nii et tänud peitjatele, kes neid viitsivad teha ja hooldada. Siis alati peab terviseradadel olema tähelepanek, et kettaga vastu pääd ei saa, sest Eestis on hästi huvitavalt selline kultuur tekkinud, et kõik, kus vähegi on nüüd terviserajad, on ka diskgolfi ketta, alad ja siis ma nagu alati mõtlen, et issand jumal, et siis tõesti nii hästi on meil kõigil läinud, et keegi pole vastu pead saanud või kuna juhtub see, et alati peab siin valvas olema, eks me siis ka oleme, et siin samas juba, sealt kaugemal juba näha loobitakse, heidetakse kettaid, heidame siis. Kes oskab, see heidab, kes ei oska, see loobib. Et rallime, aga teile ei näitagi, mis siin see menüü on. Näed, finiš. Kui me tahame, saame juba minna finišisse ja ennast premeerida sellega 300 meetrit veel. Okei, kõige suurem rada on Vooremäe suurring, 8 kilomeetri, see on lasterada. Ja valgustatud rada, ehk siis talvel suusatamine. See on kõik siin Nõukogude ajast vist samamoodi siis. Käidi suusatamas ja luternad põlesid ja on ju. Tulid ka juba seenelised vastu, ämbrid käes. Et praegu ei peagi ainult keppidega rajale või vankriga tulema, saab ka ämbriga tulla. Vankriga kõige huvitavamaks kogemuseks osutuvad männikäbid. Neid on nagu teatud määras päris palju ja siis sa vaatad, et nüüd läks jälle ratas üle, nüüd läks jälle ratas üle, nüüd jälle prüises, nüüd jälle prantsus. Jälle pisike tegi seal puuti vankrisse. Jah, ega siin vaatadki, et kus kohas, mismoodi muidu ei mõtleks selle peale, kui vankriga ei tuleks, et käbid. Okei. Jah. No kui ta ratas veereb. Veereb. Ahah, lükkama peab.
okei. Ei ole mootoriga veel nupule vajutusega. Kindlasti on neid ka. Aga ega paljud ei käi niimoodi. Jah, väga paljud ei tule siia. Ja see nupp töötab ka, jah, see on selline hea nupp. Et samasugust kogemust nagu vankri lükkamine vist saaks ka näiteks ostukäruga kuskil hästi suures poes. Prisma moodi poes või siis kuskil selles lõunakeskuses, et paned ühest poest teise, siis vanker on täis ka midagi ja või käru, ostukäru, siis lükkad ja lükkad seda kapitalismust, igasugu maiustusi ja šokolaadi ja šašlõkki ja krõpsu ja jooke käru täis. Ei, ma sinna ei lähe praegu. Soodusmarket, inimesed ei teagi sellist poodi. See on salajane pood. Kes teab, see teab. No et Tartus on pood nimega Soodusmarket. Seal on igasugu, see nüüd nii suur ei ole, et sinna käruga lähed, aga siis kui Viljem sinna läheb, on tal ikkagi käru jagu nodi. Ei ole, mul ei ole käru. Kuidas mul saab käru jagu nodi olla, kui mul käru ei ole? No aga nodi on ikka. Ei ole, heal juhul korvi täis on. Kuidas siis nüüd ema jaoks on nüüd 2,5 kuune versus siis, mis ta oli meil, kuuvanune? Suurem, raskem, tegusam, toimetab rohkem, on rohkem äppel. Kui mingi kuuanusena oli ainult söömine ja tudu suht. Siis nüüd see päev on mängida, jõutustada ja niisama olla ja. Jaa. Eks ta näitab vahepeal oma iseloomu ka ja tujusid juba. Ja sööb veel ikka rinnapiima. Kasvab. Vaatad, kuidas kintsud lähevad jämedamaks, siis saad aru, et ühel hetkel peavad nad nendega roomama hakkama ja siis peaks ju mingi päev püsti ka tõusma veel ja et siis kus see piim kõik läheb. Ei tule kõik sealt tagant kaudu välja ja eest kaudu. Midagi jääb sisse ja jääb nagu püsivamalt. Nii ta käib. Eks me kõik ole kogenud, et mina jällegi kordan, et sellise väikse lapse pealt ju tegelikult näeme iseennast, millised me ise väiksena olime ja kuidas käitusime. Et juba hoian 2 käega vankrit, sest nüüd tuleb laskumine. Igatahes, vot selline lugu. Ei hakka igaks juhul nüüd hullu panema siit vankriga laskuma, kus on kiire laskumine ja 3 hüüumärki ja veel 2 korda vaja korrata seda. Vaid siit kõrvalt läheb üks laugem tee ka. Lähme sealt kaudu. Ja no ühesõnaga lapse pealt ju näeme iseenda kasvamist või kuidas me ise olime väiksena. Et enne sellest aru ei saa. Ja kõik kustutatakse ära, et see on nii huvitav, et nüüd temaga siin seikleme, teeme mingisuguseid asju, käime, külastame ja siis mingisugune 2-3 aasta pärast küsitad, noh, poiss, mäletad? See oli selline ilus juulikuu päev, käisime Vooremäe terviserajal. Ta vaatab sellise näoga sulle otsa, et no mis sausti sa ajad? Mis sa luuletad? Okei, siis näitad videot. Aga ta siis ka ei usu, sest ta ei tunne ennast ära. Kes see väike põnn seal oli? Ja. Kes seal vankris magas on? Jah. Üks väga huvitav asi on ka see, et noh, me täiskasvanuna ju magame rahulikus voodis, et roodi ei rapu ega vibreeri. Niimoodi, et sisikond loksuks. Või sina magad niimoodi või? Üldiselt mitte, jah. Aga väikestega nüüd vastupidi, et kohe, kui ma nüüd jälle korra vankri seisma jätsin, siis tema teeb silmad lahti, vaata, mis toimub, kuule? Mis toimub? Mis sa magada ju? Jah, aga vot nüüd jälle edasi, kui sa seda vankrit loksutad ja vaputad siin raja peal, siis tema magab, tema naudib seda, et sisikond hüppab üles-alla ja organid käivad ühest küljest teis. Jah, vahetavad asukohti. Vot selline iseärasus, et täiskasvanuna me seda ju, no kujutlege ette, pange nüüd ennast kuskile, no pange enda voodi külge mingisugused sellised raputajad,
Ja siis noh, vaadake, kas nüüd on parem. Ahah, nüüd on nagu hea näide terviseraja nagu mitmetähenduslikkusest, jah? Kuidas siis mustikas on? Mekib. Täitsa magus juba ju. Täitsa mustik maitseb. See on jah, väga huvitav, et kuulsin kuskil Lõuna-Eestis juba korjavad ja müüvad ja niimoodi toimetavad. Mina omal ajal ikka Kui sina metsa lähed, siis Ida-Virumaa kandis hakkasin põhimõtteliselt augusti algus või juuli lõpp heal juhul, kus oli nagu hea korjata kopaga. Marjad olid lahtisemad. Enne seda võisid nad küpsemad olla juba või noh, aga tuli palju lehti ja rohkem rapsimist oli. Aga noh, ei näe, seda tean nüüd, oleneb piirkonnast ja need siin on veel hapud. Ikka küps mustikas on nagu maasikas. Näed, kohe kui ma peatuse teen, siis siin okei, nohiseti juba. Silmad on meil nüüd lahti. Möödus natuke üle paari minuti koha peal. Isegi hästi läks, isegi hästi. Kui hakatakse juba ringutama ja okei, lutt läheb tagumiku alla, seda müida. Ja ega kui ma koha peale siia jääksin, siis hakatakse häält tegema, et mis toimub, miks mu tõll ei liigu. Ja mille eest ma maksan teile, liikuge. Hästi, liigume. Ja tööandja muutub rahulolematuks, tema rahulolu on kõige tähtsam. Ja prints on tõllas, siis peame liikuma ja haarama mustikaid käigu pealt veel, teeme peatusi ja seeni vist ei hakka otsima. Spetsialiseerume teinekord nõmmede vahelisele vankerdamisele. Ega ma ise ka veel täpselt ei tea, kuidas see välja näeb. Aga noh, mõtelda võib ju. Siin on muidugi igasugused sellised veel ristuvaid jalgteeradu metsa all. Vankriga me siin ei lähe, muidugi need ratturid ka käivad. Ma tean, et see on selline ekstreemratta spordiala, kus siin üles-alla selliseid ohte trotsides nad siin rallivad hirmus. Aga noh, maitse asi, kellele mis meeldib. Et mina alati ka vaatan, kui need Tivoli tuurid ja karussellid käivad, siis mõned asjad on eriti imelikud ja siis ma mõtlen, no mille pärast. Noh, näiteks siin, ma ei teagi, Võrus oli ja Tartus ka kuskil oli see Tivoli vist aastaid tagasi, eelmine aasta. Ja see oli mingisugune siin rakulka, et kapsel on all ja siis saad laseb siin üles õhku välja ja siis sa saad alla niimoodi kummidega. Keerled ka, et ütleme jah, see on nagu mingisugune kahe kummi vahel on pall, mille sees sina oled ja siis see kumm on pinge all ja siis lastakse vabaks ja siis raha eest saad seda. Ja siis saad käia veel hüpperpuuti samal ajal. Kelle see seelisüsteem kannatab ja närvisüsteem, siis noh, palun väga. Enne süüa ei tohi maksimaalselt 6 tundi. Ja minule võib peale ka maksta, ma ikka kaalun. Oleneb summast, jah. Ei, ma ikka korra käin, ma käisin kunagi ammu Helsingis, on Linnamäki, ehk Linnamäel. Seal on see statsionaarne suur Tivoli lõbustuspark. No ma seal jah, mõned eluaja kogemused sain siiamaani. Varvastest käib võbil läbi, kui mõtlen nende rakettide ja Ameerika mägede peale, mis sai hullu peaga lubatud ja tehtud. Ei, siin Vooremäel on rahulik, tulge, siin on hea. Võite täitsa jala tulla ja võtke ämber kaasa ja äkki saate seeni. Mustikad kindlasti saab. Ja sääski ka see aasta ei ole, muidugi noh, võib-olla mõni tervisentusiast just nuriseb, et ei ole seda motivaatori piitsa. Mõtle, kui hea kiire on läbida terviserada, kui pilv on kogu aeg ümber. Kunagi käisime Lahemaal, siis me ei filminud veel. Oi, kus oli sääse rohke ja siis me läksime sinna metsamatkaraja peale. Täitsa tõmbasime kapuutsid nii kinni, kui vähegi sai ja siis tempo. Aga nagu päris kiired. Sa lihtsalt liigud. Sääse pilv ümber ja järel.
jah, mürke ka ei olnud, neid toimivaid asju. Noh, seega aasta me ei kasuta üldse ja õnneks see aasta on väga vähe putukaid, nii et meil on vedanud, pisikesel on ka vedanud. Et väga mõnus on igal pool. Ja mis ma siin näen? Ei, ma ei näe seda, mis ma arvasin. Oleks jälle seda RMK metsamaa nalja või metsamaa nalja tahtnud teha või metsaonni nalja, et näete, metsaonn on saadaval, aga noh, see võib-olla ongi juba metsaonniks saanud. Et on minetanud oma algse põhimõtte, auk on olemas, näed muidugi. All on mingisugune tünn või see, vist kaevu aga noh, näed, tualette muidugi ei ole, paberit ei ole, aga jah, ühesõnaga poeg kah ärkas, et mis me nüüd teeme, et lähme raja peal tagasi, kuhu me nüüd ronisime. Aga ei, siit jah, lähevad ju need metsavahelised rajad, siin kuskil oli see liivakarjäär ka. Oleme siin teistmoodi käinud, ma ei mäleta, kas me siin filminud oleme üldse, ei meenu. Võib-olla oleme siin mingit filmi teinud, ei mäleta, võib-olla mõni vaataja mäletab. Aga jah, siin kuskil nüüd oligi, ma mäletan, tuli ronida kuskile elektripuu otsa või nii edasi, kes nüüd geopeitust mängib, siis üks aare oli kuskile vana masti otsa peidetud, aga sinna ei roni. Mul neid aardeid kõiki ka vaja ei ole. Et geopeitus on selline vahva, et Eestis on neid 10 000 ära peidetud. Mis sa räägid? Pojaärtu. Temal on ka jah, see toiduaken 3 tundi on tavaliselt. Selle sisse me peame ära mahtuma oma spordiga. Jälgime mängu, muidugi tal on kogu aeg selline luksus, et tal on kogu aeg õigel temperatuuril piim alati käepärast ja kaasas hetkel. Et rinnapiima toidul olevate lastega on see eelis, et on vaja ainult ühte pakku, kändu, maha kukkunud palki ja õnneks satikaid on ka vähe. Ega ämblikke ega muid tegelasi. No jah, peaasi, et ei ole kiulasi, sääski, parme. Need käisid sinna muude tegelaste alla. Okei. Ja. Ei hakka preili vett ära jooma, aga mul on siis kaasas alkovaba argus. See liitli alkovaba õlu annab jälle energiat ja maitse on nagu alkovaba õllede osas on paremaid variante. Näiteks Oettinger. Minu arust kõige parem maitsega muidugi, eks see on igal ühel maitse asi, aga noh, see ka täitsa okei. No vot, oleme nüüd sellistel rahulikumatel radadel, et sinna keskpoole jääb sealt siis need suuremad tõusud, laskumised, kõiki me ette ei võtnudki, et ämbliku võrgu eelis on see, et sa saad alati valida, et mis rada pidi lähed ja paralleelselt lähevad jah metsa all ja ega me varsti jõuamegi vist algpunkti tagasi. Oleme üle tunni aja kõndinud. Eks me siin kõnnime nüüd veidi veel ja jälgime siis, mis toimub. Varesid ka, jah. Varesega oli nüüd siin telkides aias tore lugu, et kell oli vist 5 hommikul ja no tema maandub telgi kõrvale. Noh, tuligi vaatama, mis me eile sõime või tegime ja siis ta tuleb sinna magamistoha taha, suur vares, ma piilusin võrgu kaudu ja just teeb kraks ja siis pisikene oma korvis pupatab, ups. Jumal tänatud, et see vares väga palju ei kraaksu, ma mõtlesin, nüüd ta kraaksub veel paar korda, et siis uni läinud pisikesel, nii et jah. Pisikene meil ka kuulab, et tavaliselt on igasugused sahinad ja mürad, mis ei ole nagu sellised ootamatud, siis nendega on ta harjunud. Aga öösel unne ajal, kui tuleb mingi järsk selline kolksatus või kraaks, siis võib ta üles ärgata ja siis vaatad, kui jääb magama, ise jääb magama, kui jää magama, siis on söögiaeg. Muidu tema magab meil juba öösiti päris pikki unesid. Et ta siin on maganud ju mingi 5, 6, 7 tundi jutti ja
mul siin üleilmine oli 8 tundi üksi. Vot isegi 8-tunnine uni. 12 vist enam-vähem jäi magama ja 8-st ärkas. eile oli vist 5 ja siis ta tahtis süüa. 5 ja 3 ja 3 vist. Ja, et hakkab söörütm ikkagi ka tekkima, et öösel nad tahavadki lõpuks vähem süüa. Päeval siis söövad sagedamini. Sa oled sageli öösiti tegelikult süüa ei tahagi. No, Tahab natukene liigutada end. jumala hea ju, siis saad magada. Kui keegi su kõrval sahvib, siis No, aga nojah, siis öised treeningud pisikene hakkab seal. Talad läheb taeva poole ja siis kangutab ja venitab ja siis on üks vahest, kas läheb. ja kui ta võre mõõdis, siis teeb 360 kraadi ringi Ahah, peale. jah. Ja siis kas läheb hullemaks või siis rahustab ennast ise maha, pistab endale pöidla hambusse ja siis oskab juba rahustada ennast. Ja. No näed, nagu Alle Kokki autogi ütleb, elus on maitset. Et kui tulete, saate elamust, maitset, loodusmaitset, võtate head külma jooki kaasa, saate kosutust. Et nüüd me olemegi siin jälle parkla kõrval. See on nüüd ainult diskgolfi osa, no vot. Ma mäletan, ega siin kogu alaga, see on nüüd see väike ala, siin diskgolfi fännidele. Jah, aga ega kõik vist tänaseks ei ole siin enam midagi. Et mis siis see kokkuvõte oli nüüd? Terviseraja muljed, jah? Muljetamised terviserajal vankriga. Vankriga terviseraja muljetamised või vankriga muljetamised terviserajal. Pikk lois. Ühesõnaga, mõtlen, on sul midagi öelda? Ei ole. Laps tahab süüa vastu. Laps tahab asju süüa, me läheme autosse, läheme koju. Vaatame, mis tulevik toob, eks hoiame teid kursis. Ja ka teie tõesti nautige, pange kommentaari ka, mis vahvaid soovitusi on teil äkki. Mis vahvaid radasid on Tartu lähedal, kus vankriga on okei käia. Ja. Ja noh, mis võib ju olla natukene pikem ka, seal 7 kilomeetrit või 8 või? Täpselt, küll me murrame pooleks, kui vaja. Või paneme jutti. Igatahes, mis siin ikka? Tore, et vaatasid. Kohtume järgmine kord. Ja nüüd vaatame, kuidas üks parm sööb vilja. Parm ka, jah. No näed, siin ka. Ja kes soovib pisikese mähkmefondi toetada, siis on meil see liikmesuse staatus endiselt aktiivne. Saab 3 eurot kuus anda. Lähevad kõik pisikese heaolu meelerahu fondi ja suured tänud kõikidele praegustele püsitoetajatele ja ega siin muud midagi. Näeme kindlasti varsti jälle uues seikluses, vast telgime ka kaameraga ja vaatame, mis toims. Ja, vast ikka. Jah, tšauka! Tšauka!